Immuunsüsteem. Jaa, ma arvan, et see ainevahetus oli kaudselt juba lähedal küll. See on see elektronskeem. Aatom või? Ei. Tuumareaktsioon. Suur pauk. Vähenemine. Duplikatsioon. Pooldumine või? Mis Kirt sa tegid? Isiklikult ma ütleks, et Ronaldo on parem kui Messi. Aga 3 sõna, mis jäävad meenutama seda sünnist saadik Petsis olemist. Mis nüüd saab? Ma arvan, et see võtab väga hästi kokku selle. Kas on mingid eredamad mälestused või õpetajad, kes jäävad teile meelde? Õpetajaks meelde jäävad. Eks Leelo Kasman. Talle ikka meeldis oma puidus kepiga peksta mind. See oli ikka väga armas. Teate küll, kes lööb, see armastab ikka. Kas on midagi, mida öelda kümnendikele, kes tulevad siia uuest aastast? Edu. 3 sõna, mis iseloomustaksid sinu gümnaasiumi 3 aastat? Naljakas, hea ja kiiresti läks. Kas on mingid õpetajad, keda teate igatsema või mingid ägedad asjad, mis jäävad teiega elu lõpuni kaasa? Olgad ja Leedu trip. Kas te soovitaksite midagi anda head uutele kümnendikele, kes tulevad mingi soovitusi? Ma ei tea, nautige. Ma ei oska midagi öelda. Mis oleks 3 sõna, mis jääksid meenutama sinu 3 aastat siin gümnaasiumis? Kindlasti kaootiline, samas rõõmus ja see ei ole küll 3 sõna, aga palju pisaraid. Kas on mingi õpetaja, keda jääte siit mäletama elu lõpuni lausa? Estra ja klassijuhataja Olga. Ja kas see 3 aastat on toonud mingit meelde ja mälestusi, mida tahaksite teistega jagada? Ma ei tea, kas ma just jagada tahaks, aga on küll. Jääb siis saladuseks? Oi, mis teiega juhtus? Väike veesõda toimus Anneli klassis. Anneli Prits. Annit õpetaja lausa süüdi, jah? Õpetaja on süüdi kõiges. Ta andis loa. Kas on mingi 3 sõna, mis jäävad teie 3 aastat siin mäletama? Praegu ei tule ühtegi, ei jää midagi meelde. Aga kas on mingid eredamad õpetajatega mälestused, mis jäävad teile eluks lõpuni meelde? Kindlasti meie klassijuhataja Anneli Jõgioja reisid, need olid ägedad. Mis on 3 sõna, mis jäävad sind seda 3 aastat siin meenutama sind? 3 sõna või? No, ma ütleks kindlasti, et ilus, selline hea omadussõna, katsuv, nagu siin praegu, ja ütleme nii, et viimane sõna olekski, et vamos, saate aru küll,
Kas on mingid õpetajad, kes jäävad teid siin seda 3 aastat siin meenutama teile nagu elu lõpuni lausa? Tead, ma ühte võin kohe nimetada, et üks on Imbi Koppel, et Imbi võib-olla, ütleme nii, et Imbi on kõige parem õpetaja siin maailmas, et Maita mul selline enam-vähem, aga Imbi teeb selle nagu 100% perfektseks niimoodi, super, et Imbi Koppel, et kõik tulevased õpilased ja ka eelnevad õpilased võivad öelda, et Imbi on nagu parim, mis siin saab. Mis on 3 sõna, mis jäävad teid meenutama seda 3 aastat siin? Tore, aga super, aga 4 sõnaga. Kas on mingid õpetajad või mingid mälestused, mis on eraldab meeles sellest 3 aastast? Kindlasti on palju erilisi õpetajad, sest et ma tunnen, et siin koolis vähemalt õpetajad on nagu isiklikult ka huvitatud on minust. Aga kindlasti Anneli ja Tea ja Kiimov ja nii edasi. Kas on midagi soovitada uutele kümnendikele, kes siia kooli tulevad? Nautige. Kuidas te kirjeldate oma gümnaasiumi elu 3 sõnaga? Kiire, äge, raske. Päris vinge vist. Kes oli teie lemmikõpetaja, keda te igatsema jääte? Eve Seedra. Alo Kivilo. Anneli Heinma. Okei. Ja mis oli teie lemmikkoolitoit? Lemmikkoolitoit tegelikult ei olnudki. Puhveti snitsel. See struudel. Mida te tänasest päevast ootate? Toredat tundi meie aineõpetaja Aloga. Jah, et oleks lõbus ja et tunnid läheksid kõik hästi. Ma loodan, et Hinno võtab oma tagaruumist mingi masinakese välja ja näitab meile, kuidas see töötab. Super. Kes oli teie lemmikõpetajad? Keda te igatsema jääte? Kindlasti Helgi Mooni ja ma ütleks õpetaja Nokka. Anneli Heinma, 100%. Ja kunstiõpetajad ka ja siis Pia Jülineni. Imbi Koppel, kindlasti. Imbi Koppel on lemmik. Mida sa ootad tänaselt päevalt? Eriti mitte midagi, ma lihtsalt ootasin toitu. Okei, hea vastus. Ja mida soovitad tulevastele gümnasistidele? Peale selle, et püüa ellu jääda, ma arvan, et hea soovitus oleks tee oma tööd võimalikult kiiresti ära. Okei, aitäh. Millised on teie praegused emotsioonid? Väga ägedad, väga lapsik on. Räige. Suht kõva. Väga meeldiv. Ja kuidas te kirjeldate oma gümnaasiumi elu 3 sõnaga? Omamoeline, raske. Näidake mul pulgakomm lahti teha. Ise ei saa. Palun tehke mu pulgakomm lahti. Abi. Tere, oleme järgmise ohvri kätte saanud ja räägi meile, kus on pärit sinu outfit? Plaitud, need ma sain, täpselt nendega ma ei tea, sokkidega ma pole ka kindel, püksid ma sain Humanast, särgi ma sain jõuludeks ema käest ja pintsakuga ma pole ka kindel, et kodus olid lihtsalt ja midagi sain äpatud. Ja kust prillid pärit on? Prillid vist, kui ma ei eksi, siis olid Edenist Pepkost. Ja mis siis on kõige mälestusrikkam hetk, mis jääb gümnaasiumist meelde? Mulle üldiselt meeldisid väga põrandad, et alati oli hea turvaline pikutada ja ei vedanud kunagi alt. Ma arvan, ma nõustun ka. Aitäh! Nii, nüüd oleme siin meie kooli armsa direktoriga, Merike, tere! Tere! Kuidas on teie praegused emotsioonid või kuidas on päev läinud? Päev on hästi tore, sest tutipäev on alati hästi südamlik. Siis unustad ära kõik, mis on olnud jamad, probleemid ja mõtled, et ohoo, ongi meie noored täiskasvanud, kes lähevad koolist ära. Ja siis tundub, et tahaks nii palju nendele veel kaasa anda, aga aeg on läbi.
Siis paar küsimust niisama, et mis kell te täna ärkasite? Mina ärkan iga hommikul 5:30. Ja mis kell te kooli jõudsite? Kooli ma jõudsin 7 läbi 10 minutit. Siis on väga pikk päev juba tänaseni olnud, või praeguseni. Jaa, palju aega on juba olnud tööl. No väga tore, aitäh teile. Aitäh. Nii, tere. Kas te teeksite meie kallitele vaatajatele fit-checki? Mis sa täpselt tahad, et ma teeks? Näitaksite, et kust ja kuidas teie outfit koos on ja... Need on mu jalanõud, vansid, või no emme ütles, et need on vansid, ma ei tea tegelikult. Aga neid on 2 tükki, tavaliselt ma käin ainult ühe jalanõud koolis. Siis need siin on saapad või noh, šokid, sama asi tegelikult, ma ei tea veel neid sõnu. See õõm on nagu õpilasmatsid, et nagu õpilased on rumalad. Siis need püksid on mul ise tehtud, siin on süda ja vaata, et pepu peal on. Pepu peal naeru nagu. Särk, mu lemmikanimatsioon, vaata see on see Stewie, see on Brian, see on nagu ma ei tohi öelda seda sõna, emme ütles, see on halb sõna. Siis need on mul traksipüksid, siis ma nagu kartsan katused. Ai! See on, käisin Hawaiil, kui ma 3 olin, sain sealt kaasa ja see on pikne, kuigi sõbrad ütlevad, et ta ei ole üldse nagu mingi pikne, aga tegelikult on küll. Kõik, kes nii ütlevad, et ta pikne ei ole, neid ma sünnipäeval ei kutsu. Aia! Ronaldo! Ja siinkohal me tahaks oma saate täna lõpetada. Väga meeldiv